Fjällkniven. F1, aga Pro. Ja mis on eriti huvitav, see on Elmaxist. Et siin noal ei ole nüüd seda, mis on paljudel Fjällkniveni nugadel. Ehk siin ei ole tegemist lamineeritud terasega, vaid Elmaxiga. Et peab kohe alustama ilmselt sellest, mis vahe on tal siis lihtsalt F1-ga. Tuleme uuesti lähemale. No nii. Üks on siis täiskiilprofiil F1 ja see on siis poolkiilprofiil. Mõlemad on konveksid ja ütleme, et Pro on ka millimeetri võrra nii-öelda paksema teraga. Ja tegelikult kui kätte võtta, siis tunneb, et ka vahe on käepidemes. Et kuidas öelda, siit on pandud siis ilmselt siukene millimeeter 1,5 juurde, et kui seda nuga käes hoiad, siis tajud, et käepide on nagu natukene lapikum kui lihtsalt F1-l. Minule isiklikult siis pigem meeldib see F1 Pro käepide. Aga mõlemad on vägagi tasemel igas mõõdus, et F1 siis ja Pro. Et kui lihtsalt F1 on Rootsi armee sõjaväepilootide nagu ellujäämisnuga, mis neil on alati nagu endaga kaasas, siis Pro mul info puudub. Võib-olla mõni sõjaväelane on ta endale hankinud, aga kas nüüd ütleme seda Rootsi kuningriik oma soldatitele välja jagab, ei oska öelda. Et mis tema kohta öelda, see on minu elu esimene Elmaxist nuga. Ja mulle sai selgeks, et ta kindlasti ei ole minu elu viimane Elmaxist nuga. Mind on üllatanud heas mõttes, isegi natukene hämmastanud, kui hästi Elmax hoiab tera. Et see on lihtsalt fantastiline. Et tõesti, nagu väga üllatab, et ma võrdleks võib-olla isegi, et Park Riveri CPM 3V terasest noad hoiavad ehk sama hästi tera nagu, et see on tema neiva number. Kogu see F1 seeria, minul endal on 3 F1 seeria nuga olemas, et ma kahtlustan, et mul saab olema ka 4, et nii-öelda saada kätte täis maja. Et kogu see seeria on üks meeletult hästi õnnestunud noaseeria ja see kõige tavalisem F1 sai minu käes hästi palju kasutust sinnamaani, kuni siis tekkis minu kätte Pro. Pro mulle istub paremini kätte, Pro hoiab ka paremini tera ja kas ta nüüd ütleme oma lõikeobadustelt mulle nii palju meeldib kui F1, see nüüd on natukene nagu siukene nii ja naa. Nad lõikavad väga erinevad, sellepärast et eritusgeomeetria on juba erinev. Kui see on ikkagi poolkiil ja F1 on nagu täiskiil konveks nii-öelda lõpuga, sealt ikka vahe tuleb ja see on ka millimeetri võrra paksem nagu niimoodi, et pean nüüd vabandama, peast pole meeles, aga ehk oli see kuidagi niimoodi, et tavaline F1 oli äkki mingi kas 3,5
7 millimeetrit tera paksus, midagi sellist. Ja sellel peaks siis olema äkki, minu viga, ei vaatanud ennem, ei õppinud pähe, kas oli 5 või 4,5. Et ta on, kõrvuti paned, et näed, ta on selline paksema teraga. Aga vaatamata sellele, ta on ka jätkuvalt suurepärane nuga näiteks millegi läbi lõikamiseks. Et ta saab nagu üli hästi hakkama. Et ta on suurepärane nuga millegi kallal töötamiseks, nokitseda. Jälle tahan teha mingit telgivaia, lõkse tahan teha. Täpselt, see on nii ülihästi kontrollitud tera. Et selles mõttes nagu, et ma ütleks niimoodi, et täna ma olen juba veendunud selles, et selline hea bushcrafti nuga on pigem selline sellise terapikkusega nuga. Et kui meil on vaja mingit nokitsemistöid teha, siis ausalt öeldes jah, selline lühema teraga nuga on natukene nagu mugavam. Et kui võtta nüüd, ma teen selle sama asja ära ka A1-ga, S1-ga, kõigi nende Prode ja X-idega. Aga ma pean tunnistama, et sellise väiksema teraga ma olen efektiivsem. Et kus ta nii-öelda nagu jänni jääb, on see nüüd olukord, kui mul on vaja nagu puid lõhkuda. Okei, aga teeme täna midagi veidike põnevat, et siin on korralik selline, kuskil oli mul, siin samas, üks nuia moodi asi. Teeme midagi põnevat, et paneme ta proovile otse kaamera ees. Näete, siin on selline korralik oks sees. Et vaatame, kas nuga saab sellest jagu. Aga mis ma nüüd tahtsin öelda, et pean oma lausega ära lõpetama, et kuna tera on, et see ongi nüüd huvitav, et kui äkki tavalisel F1 oli tera pikkus 97 millimeetrit, siis sellel vist oli isegi täpselt 100, nagu 3 milli tuli kuskilt juurde. Aga ega see 10 sentimeetrit ei ole midagi väga erilist, et sa ei saa ikka väga pakse puualgusid niimoodi nagu läbi raiduda. Ja vist läksin äkki liiga suurt tükki hammustama. Ja läksingi. Kohe kahju. Sellest on küll nüüd kahju. Jah, et väga hea nuga oli, täpselt võt siiamaani. Ja mis ma nüüd kahjuks sain teada, et iga töö jaoks peab ikkagi oma riist olema. Ja seda tööd oleks pidanud tegema 2 varianti. Kas brutaalsema tööriistaga või mõistusega. Antud olukorras ei viibinud kumbagi kohal. Tunnistan ausalt. Et nüüd ma sain teada siis, kus jookseb Elmaxi piir. Et jah, nii tema on. No jah, ma arvan, et aga mis ma nüüd edasi teen? Ma ütlen ausalt, mulle see nuga nii väga meeldis.
kohe nii väga meeldis. Et vaatamata sellele, et see nuga praegu selle testiga põrus, ma tegelikult hangin ta endale ikkagi uuesti. Sest ta meeldis mulle. Ja lihtsalt, kui ma nüüd reaalselt looduses olen, nagu ma tänagi olen siin, siis ma lihtsalt olen hoolsam. Tegelikult ma, kui aus olla, siis tavaolukorras väldikski võt selliseid kuuseoksi. Et ma läheks nii-öelda alu kõrvalt, oksa kõrvalt, vabandust, nii-öelda lööks neid algusid väiksemaks. Aga jah, kindlasti ma hangin selle noa endale uuesti. Jah, aga tegijal juhtub ja see, kes ei tee, sellel ei juhtu. Mis see nüüd siis on? Uut 300 eurot on cirka umbes vaja. No, mis sa teed? No, nüüd on see, et ma panen kaamera kinni, et keegi näeks ja siis ma hakkan siin nutma, vesistama niimoodi, et kallist noast sain lahti. Aga läks õnneks. Tegelikult oli see õnnelik õnnetus sellepärast, et jumal tänatud, et ma ei teinud seda testi ühe teise noaga, mille kohta ka tuleb video. Mis see teine nuga on, mille kohta tuleb video? See on ka F1, aga mitte lihtsalt F1. See on F1-de lipulaev. Võt. No aga mis siis ikka? Kuna see video tuleb? Ei tea, ilmselt kunagi. Aga kes te mu kanalit vaatate, jätke meelde, et kui kuuse aluses, kuivanud kuuse aluses on kuivanud kuuse oks, siis vältige noaga selle vägistamist. Nojah, nii palju siis raskest muusikast. No vähemalt ma sain nüüd mingit show momenti nagu oma kanalisse sisse tuua, et ega midagi, kui enne mina ei kuule, siis järgmine kord.